Tere kõigile, siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Te saate ju ise aru, et tegelikult et Brüsseli päevikud on tavaliselt ettevalmistatud tekst, mis on läbimõeldud, kokku pandud. Mul oli ka seekord see tekst olemas, aga see emotsioon, mis siin viimasel ajal on mind võitnud, ütlen niimoodi, paneb mind lihtsalt niisama rääkima sellest, mis siin tegelikult toimub ja seda pole lihtne panna paberile. Et meil on praegu siin Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidus üleüldse kaks peamist tegevussuunda. Üks on muidugi relvastumine. Sellest me oleme kõik lugenud ka Eesti meedias. Ursula von der Leyen käis välja niinimetatud REARM programmi, kus ta lubas 800 biljonit kaitsekuludeks. Tuli välja, et see raha enamasti peab tulema liikmesriikidest, aga sellegipoolest mingisugune plaan on kokku pandud, sest sellest saavad kõik väga hästi aru, ega Ameerika Ühendriikidele Euroopa Liit kui selline enam väga loota ei saa. Ja need signaalid, mida me saame ka praegu, et räägitakse ühe riigiga, teise riigiga, kellegile midagi lubatakse, see ju näitab selgelt, et tegelikult Ameerika on meid lõhestamas ja Euroopa Liiduna me saame sellest aru. Ühesõnaga, relvastamine on üks suund. Ja teine suund on, mis tekitab minus väga segaseid emotsioone, on niinimetatud simplification, ehk siis lihtsustamine. Lühidalt öeldes tähendab seda, et sellega tehti kampaaniat ja praegu see on siin mingisugune valdav meeleolu siin parlamendis, et hakkame nüüd lihtsustama Euroopa bürokraatiat. Kõlab justkui väga ilusasti, sest Euroopa bürokraatiat ei kiru ainult väga laisk inimene. Me kõik teame, et meil kõik on üle reguleeritud, liiga palju nõudmisi, liiga palju paberimajandust ja nii edasi. Hakkame nüüd lihtsustama. Praktikas aga see tähendab seda, et me teeme elu palju kergemaks seal, kus ta on juba pea peale pööratud. See tähendab sisuliselt seda parlamendi puhul, et parlamendi enamus keeldub vastu võtmast uusi direktiive. Seda ilmselt annab valijatele ja eurooplastele laiemalt müüa just selle simplifitseerimiseks, siis lihtsustamise loosungi all, aga tegelikkuses see puudutab asju, probleemi peaks lahendama, aga meie need lahendama ei kavatse hakata. Ja see on väga muret tekitav. Miks see tekitab minus sellised tugevaid, ütlen ausalt, väga tugevaid emotsioone, on kaks asja. Esiteks, mulle ei meeldi poliitkampaaniad põhimõtteliselt. Kõik teate, kui mingisugune üks loosung ja siis kõik jooksevad nagu hullud ühes suunas, aga see on väike emotsioon. Aga teine asi on see, et see ükskõiksus puudutab eelkõige sotsiaalvaldkonda. Ja sotsiaalvaldkond on see, mille pärast ma siin olen. Ma olen sotsiaalvaldkonnas väga aktiivselt tegutsenud viimased 10 aastat siin Euroopa Parlamendis ja tegelikult me oleme päris palju asju ära teinud. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Euroopa Parlamendi enamus ütleb, et ei, me ei hakka sellega tegelema. Eile meie fraktsioonis meil oli väga tuline arutelu sel teemal. Ma ei saa öelda, et me läksime riidu, me olime ääre peal. Kui ma ütlesin oma kolleegidele, kes olid vastu, täna tuleb hääletus, ma ei tea, kuidas nad hääletavad, selle poolt, et Euroopa Komisjon töötaks välja õiglase ülemineku direktiivi. Sest kui me vaatame Eestit, me teame, et õiglane üleminek ei ole olnud õiglane, et uusi töökohti loodi väga vähe võrreldes sellega, mis hakkab kaduma, et raha jagati laiali projektidele, mis ei too mingisugust kasu nendele inimestele, kes rohepööre tulemusena jäävad töötuks. Nii et meil on vaja direktiivi, see oli parlamendi sotsiaalkomisjoni enamuse arvamus, meil on vaja direktiivi, mis paneks asjad paika, enne kui on liiga hilja. Et me hakkaksime mõõtma seda õiglast üleminekut töökohtades, mitte jagatud rahas, vaid reaalsete töökohtades, mida on loodud ühes või teises liikmesriigis. Ja nüüd minu enda fraktsioon ja teised ka ütlevad, et pole seda direktiivi meil vaja. Ja siis ma pöördusin nende poole ja siis, kui ma sellest rääkisin, ma ka enda jaoks väga selgelt sõnastasin, et meil on ju endiselt päris suur lõhe Ida ja selle nii-öelda nimetatud vana Euroopa vahel, Lääne-Euroopa vahel. Lääne-Euroopas on kõik tore. On olemas tugevad ametiühingud, on olemas tugev töötava inimese kaitse. Meil seda ei ole. Ja miks takistada meilt sinna jõudmas, kus teie sõbrad juba olete? Küsisin meile kolleegide käest. Mõned peitsid silmi. Ilmselt neile sobib,
kui meil ei ole hästi ja meie inimesed lähevad tööle, nagu see oli kunagi 30 aastat tagasi vanadesse liikmesriikidesse. Sest praeguses olukorras, kus me hakkame rohkem kulutama kaitsele, see on paratamatus paraku. Nii et see on selline minu hetke, ma ei saa nimetada seda analüüsiks, aga selline emotsioon ja ma arvan, et see on päris õige. Noh, me istusime eile maha kolleegidega teistest fraktsioonidest, arutasime, kuidas liikuda edasi. Eks me muidugi avaldame survet, aga see kampaania õhkkond, mis siin täna valitseb, tegelikult teeb mind väga murelikuks. Selle asemel, et otsustavalt tegutseda olukorras, kus meil on, ma ütleks päris reaalne sõjaoht väga lähedal. Me tegeleme mingisuguste tügiste kampaaniatega, et lihtsalt meeldida inimestele. See ei ole okei. Aga ärge pidage mind euroskeptikuks, ma olen endiselt eurooptimist. Lihtsalt tahtsin jagada oma muljed sellest nädalast. Ilusat päeva jätku teile ja näeme nädala pärast.